Aga tervist kõikidele, mul on hea meel siin olla. Natukene kõhe ka, aga õnneks ma saan aru, et mina ei pea üldsegi ettekannet tegema, et ma lihtsalt saan rääkida iseenda elust. Ja ma küll lükkasin oma iPadi välja, aga ta ikka muudkui sinna saadab mulle mingit sõnu või nii, et kui see klõpin käib, ärge enda vidinat järgi haarake, see on minu vidi, mis siin teeb hääli. Ma ei tea, miks ta neid hääli teeb. Igatahes ma siis saan rääkida ja räägin täna natukene oma elust ühe poisiga. Mul on pilte kaasas, alguses need pildid on mingisuguses kronoloogilises järjestuses, nii nagu mina neid tahtsin panna. Muidugi see ei ole. See on 15 aastat hiljem on selle pildi nimi. Ja siis need pildid jooksevad suvaliselt ja ma üritan siis aeg-ajalt sealt pildile hüpata ja natukene siis rääkida sellest, mis tähendab minu ja mis tähendab meie jaoks elada koos Kaareliga või Karl-Lutiga. Karl-Lutt ongi see kuju, kes seal välja paistab. Tema on siis teie poolt vaadates paremal pool, mina olen vasakul pool. See pilt on, kas see nüüd oli Tiina Kokku, ma eksi fotograaf, kes paar nädalat tagasi meil oli fotosessioon, kus siis selline tore algatus nagu minu unistuste päev korraldas siis Downi sündroomiga laste vanematele, tervele perele fotosessiooni ja siis seal me käisime nii, et see on nüüd kõige värskemad pildid Kaarelist. Kuigi temal peaks olema värskevaid pilte ka, aga sinna me veel jõuame. Aga see on siis Kaarel Hermaküla seal, kellel on ahvi pusa seljas, mille ta Rootsist oma täielt sai ja mina olen siis tema isa. Kaarel on siukene kuju, ta on nüüd teistsugune kuju. Tema ilmus siis meie ellu 15 aastat tagasi. See aasta oli 2005, on 15 aastat tagasi, kui korralikult nüüd arvutada, oli see hetk, kui siis Kaarel sündis. Ja Kaareli sündi me täitsa ootasime, see oli siuke põnev hetk, mul on siuksed pildid kaasas, mul on muidugi suur oht on see, et te vaatate pilte ja kuule mind, aga proovime olla multifunktsionaalselt ja mitut asja korraga teha. Ma ise hakkan ka neid pilte vaatama, kihtid emotsioonid tulevad meelde. Igatahes Karl-Lutikas siis sündis 2005 ja minu andmetel, ma nüüd ei tea, mis kuupäeval ta sündis. Äkki ta sündis 4. jaanuar. Vist oli jah. Meil on lihtsalt see probleem, et üks sündis 4. jaanuaril, teine sündis 5. jaanuaril. Mina sündisin 12. jaanuaril. Ma enda sünnipäeva enam mäletan, aga tõesti Kaarel vist oli 4. ja tema vend sündis 3 aastat varem 5. jaanuaril, nii et peaaegu. Õnneks on ta sündinud ühel päeval. Aga Kaarel sündis siis 2005. 4. jaanuaril ja ta oli selline oodatud tegelane meie perekonda. Me tükk aega abikaasaga harjutasime laste tegemist ja siis me lõpetasime turvaseksi ja siis nagu sa selle lõpetad ja hakkasid kohe lapsed sündima. See on siis kerge iroonia, eks ole, sellele kummindusele, millest meil räägitakse, aga natukene hilja oma elus me hakkasime neid lapsi tegema, olime umbes 10 aastat ennem suhtes abielus ja siis hakkasid tulema lapsed. Ja esimene oli väga kihvt, kui esimene välja tuli, ma olin väga õnnelik ja see oli väga emotsionaalne hetk ja ma ei teadnud, mida oodata ja see oli väga kihvt. Ja siis me mõtlesime, et nüüd peab teisega valmis tegema, tegime teise valmis, kõik tegemine oli väga tore. Ja siis Kaarel sündis ja kui ta sündis, oli ka väga imelik värk tegelikult natukene, sest et minu naine on selline vapper Hiiumaa juurtega inimene, ta pole küll ise sealt pärit, aga tema esivanemad, ühe pool esivanemad on sealt pärit ja siis siuke vapper naine ei kippunud väga sünnitusmaja minema. Mina juba natukene ärevil, lähme sünnitusmaja ja siis tema ütles, küll me jõuame ja siis Kaarel, see väike mees, keda te nüüd pildi peal näete, see on reaalselt hetk pärast seda, kui ta on sündinud, see on meie kodus. Me ei jõudnudki siis sünnitusmaja. Väga adekvaatne inimesed teiselt poolt ei vastanud ka, midagi ta seal rääkis aga ühe sõnaga me sinna sünnitusmaja ei jõudnudki ja Kaarel sündis kodus ja see kõik oli muidugi väga huvitav emotsioon ja väga põnev. Kiirabi võttis tema vastu, tõi ta siia ilma ja siis muidugi nad kupatati auto peale, sõidutati ära sünnitushaiglasse. Ja see osa oli kõik täitsa tore. Ja siis 3. päeval, kui ma ikkagi käisin Iirit aegalt külastamas palatis, ma vahepeal olin seal ja vahepeal pidin ära olema. Mõnda aega me olime koos seal ja siis ma olin siin seal. Siis 3. päeval, ühel päeval ma tulin sinna palatisse ja vaatasin poissi ei olnud. Väikest poissi ei olnud, Iiri oli seal ja siis tema vanem vend Erik olid seal, aga Kaarelit ei olnud. Ja siis käis mu naine vist nuttis. Ja siis käis selline tohutu jutt mu südamelt läbi ja ma ütlesin appi, mis on juhtunud. Esimene asi, et see laps on surnud. Ma ei tea, miks ma niimoodi mõtlesin. Ja siis tuli välja, et naine ütles, et teda kahtlustatakse, et tal on Downi sündroom.
Enne sündi me seda ei teadnud, rasedus kulges normaalselt, me elasime mõnda aega. Meie elu oli siuke, et Eestis ja natuke aega Ameerikas ja raseduse teise poole me elasime seal ja kõik oli nagu okei ja mingit probleemi ei olnud. Ja siis, ja see oli see hetk, kus siis minu maailm varises kokku. Või õigemini osa maailmast või ma sain löögi. See mind löödi oimetuks. Ma ei saa öelda, tegelikult maailm varises kokku, aga natukene tõukas see mind jalust maha ja ma pidin ennast koguma, me naisega mõlemad pidime ennast koguma, et siis vaadata, kuidas nüüd edasi elada. Ja esimesed hetked olid väga hirmsad, sa ei tea, mis sind ees ootab. Ma olin suhteliselt tume maali, puudega inimesed minu jaoks ja ma pelgasin neid, sest et ma ei teadnud, kuidas nendega ringi käia, kui nad seal sinu juures on, siis nad käituvad naljakalt imelikult, kui sa samas ruumis oled. Ega me seda ju avalikult väga ei ütle, me teeme näo, räägime, et kõik on kena ja nad on aktsepteeritud, aga tegelikult ega me sisimas ei tea, kuidas nende juures olla. Kui see kogemus ka puudub, siis sa üldse ei tea, mida nendega eriti teha. Ja nüüd minu kui mehe jaoks oli see muidugi tohutu pauk, kui ma sain teada, et minu poeg, esimene oli jube kihvt poeg, siuke esinduspoeg on see esimene kuju. Nüüd on ta eriti esinduspoeg ja teine on ka esinduspoeg. Ja nüüd kui sündis siis teine laps ja äkitselt saad teada, et see inimene on hull. Me ei kasuta selliseid sõnu, eks ole. See ei ole enam ebakorrektne, aga kuskil peas kuklasse ikka mõtled seda. Et see inimene on puudega, et see on invaliid, mis iganes, et mida sa nüüd, mis sa teed taga, mis sa nüüd temaga peale hakkad. Ja see hetk muidugi oli tohutult raske ja kõige suurem šokk. Minu elus on juhtunud keerulisi asju, aga see asi oli vaieldamatult kõige suurem šokk üleüldse mulle. Ma sisikonnast, mu sisemine inimene, ma ei saa nii öelda, aga ma värisesin seest ikka paar-kolm päeva, ma mäletan seda. Ja ega ma ei teadnud siis, mis edasi. See on selline kahtlane värk, ma veel mäletan seda, kui arst helistas ja ütles, et 99% on kindel, et tal on Downi sündroom, siis ma mõtlesin, et siis sa haarad 1% kinni. Ja sa jääd lootma, kuigi sa inimlikult tead, mis asja sa ikka loodad. Ja siis ma mäletan see päev, kui ta ikkagi helistas uuesti arst tagasi, ütles, et see testi tulemus on tulnud ja see on kindel ja nii edasi, siis ma pärast seda kõnet viskasin oma mobiiltelefoni minema suure kaarega kuhugi kaugele. Siis ma läksin pärast korjasin üles, mul oli seda vaja telefoni. Aga see emotsioon, see oli siuke suur pauk, siuke tugev löök alguses, et sellega oli väga raske kuidagi üldse hakkama saada. Ja Kaarel siis kasvas ja tema oli siuke lahe kuju, et tema võitles ennast elule. Ma mõtlen selle peale juba enne tema sündi, enne laste sündi üldse minu elu põhimõtted ja väärtushinnangud on sellised, et nii nagu Albert Schweitzer kirjutas ka minul on, või temalt lugedes seda siis enda jaoks samamoodi seda sõnastades, mul on tohutu aukartus elu ees. Ma olen aru saanud, et elu on suurem kui meie inimesed, see tuleb ja algab nii nagu tema tahab, et me küll teeme ja paneme ühe väikse lapse kasvama ja teeme ta valmis, aga sellegipoolest me anname endale aru, et meie seda valmis ei ole suutnud teha, et kuskilt on see võime, et selline suurepärane fantastiline olend see ilma tuleb, et see on midagi väga erilist, et me osame ta kujundada ja mugandada ja suunata ja olla suunamudijad, nii naljakas ja lollakas sõna kui see ka on, aga see elu iseenesest mul on suur aukartus selle elu ees. Ja kui see vennike ennast see ilma pressis, siis loomulikult mul polnud üldse mingit mõtetki, et ma ei hoolitseks tema eest või ma jätaks oma naise maha või oma pere maha, läheks kuhugi mujale. Hiljem ma olen paljude puuetega lastega peredega kokku puutudes ja ringkondades olles, saan aru, et osad mehed lihtsalt ei talu seda välja. Naistel pole tihti valikut. Mehed ei suuda sellega hakkama saada leppida ja kui paarisuhe on ka sassis, siis nad lihtsalt jalutavadki kahjuks minema. Aga minul muidugi seda mõtet kunagi ei olnud, aga ma ei teadnud, kuidas harjuda selle lapse, kuidas ta omaks võtta. Kuidas teda hakata armastama samamoodi nagu väiksemad, nagu vanemad poissis, nagu Eerikut. Appi, kuulge, ma olen nii palju rääkinud ja ma pole üldse pilte teile näidanud. Pärast teen lihtsalt vait ja vaatan pilte. Ja see oli siuke sisemine võitlus, kui sa seda väikest vennikest vaatad, siis algusest oli siuke kortsus ja lössis, nagu nad ikka on natukene imelikud. Ja Kaareli puhul oli veel selline asi, et tema lihastoonus oli teissugune. Ma ei tea, kui vana ta nüüd siin on, ma peaks oma naise käest küsima. Aga tema lihastoonus oli teissugune, ta nägi välja teissugune ja kõik see on võitlus, millega sa pead võitlema. Millega sa pead hakkama saama ja sa pead kuidagi sellega leppima ja ma olen isegi võib-olla enda jaoks sõnastanud, et loomulikult ma armastan ja ma olen teda aktsepteerinud ja nii edasi, ja selle olukorraga ära harjunud ja õppinud selles olukorras elama, aga ma ei tea, kuidas sisemise rahu jaoks sul on vaja teatud balanss saavutada, aga teatud asju sa võid alati hinnata
teistmoodi. No nii, siin muidugi läheb asi juba armsaks, ilusaks, siin on nad kahekesi naeratavad, aga Kaarel oli siis selline kuju, siit läheb juba päris actioniks pihta. Kaarel oli siis selline kuju, kui sa paned istuma, ta vaus lössi. Ta vist istuma hakkas 1-aastaselt, käima hakkas 2-aastaselt ja teine vennik ees oli niisugune väga vapper Eerik, siis vanem poiss. Seal, nagu te pildi peal näete, seal nad sõidavad Ameerikas ATV-ga ringi ja ratas on õhus ja elu käib suure hooga juba. See oli 3-4 aastat tagasi. Aga see esimene hetk, et kuidas siis teda vastu võtta, kuidas seda aktsepteerida, kuidas hakkama saada, see oli minu jaoks võitlus. Ma teadsin, et ma võidan selle võitluse, aga see võitlus oli ikkagi. See on nii, nagu ma eelmine aasta üle 2019 suvel tegin triatloni ja ma teadsin, et küll ma lõpuni jõuan, aga õudne pingutus on ikka. Ja muidugi üks asi, mis mind tohutult sellest kõiges aitas ja mida ma imetan ja mida ma ka nüüd hiljuti just taas oma naisele siis ütlesin seoses selle sama kampaaniaga, mis siin meil on, oli see, et kui ma vaatasin, kuidas minu naine tema eest hoolitses ja kui ma vaatasin, kuidas mu naine talle rinda annab ja kuidas teda hoiab ja hellitab, enda vastas hoiab, et see andis mulle tohutult jõudu. See andis mulle tuge ja jõudu ja ma saan aru, et naisel on loomulikult bioloogiline side teistsugune nagu mehel on lapsega, sest nad elavad juba 9 kuud koos, enne kui üldse ma seda tegelast nägema saan hakata. Aga sellegi poolest, et see oli selline tugev ja oluline hetk minu jaoks, mille tagasi mõttes ja siiamaani mõttes ma mõtlen heldinud selle peale ja see on selline väga, väga julgustandev ja väga tugev hetk. No jätan need pildid Kaarelist jooksma. Ja siis hakkas muidugi meie elu pihta, ega ma kujutan ette, milline see elu on. Mulle sünnitusmaast veel öeldi, et ega arstid ei osanud alguses midagi ütelda ka. Mulle öeldi sellise asja, no võt, siin on tema ema, nüüd Kaarel, siin on juba 2-aastane ja see vapper ilus naine, siis tema annab mulle samamoodi jõudu ja nüüd me toetame teineteist ja nii edasi. Aga sünnitusmaast öeldi, et need lapsed lähevad isa nägu ja ma mõtlesin, et ühesõnaga see, ma saan aru, et hiljem tagasi mõeldes, et ega tal ei olnud mitte midagi öelda. Kogemust polnud, teadmist polnud neil, mingi informatsioon natuke oli ja see asi ei aita mind mingit pidi, et nad lähevad vanemate nägu. No väga tore, ma ei arvagi, et ta koera nägu läheks. Aga ma ei taha siin ka ebaviisakas olla, aga lihtsalt ma saan aru, et ega seda abi sa nagu otseselt väga kuskilt ei saa. Et meil on küll mingid riiklikud süsteemid, kus siis hakatakse tema teraapiate ja asjade pärast seal ta lihtsalt teeb lolle nägusid. Tema teraapiate asjade pärast võitlema, aga sellist sisemist abi, sellist teadmist, vast kõige rohkem ma saime seda teiste laste vanemate käest. Kui sa näed teisi lapse vanemaid ja saad aru, et täitsa normaalsed inimesed on ka puuetega lastega hakkama saanud ja Downi sündroomiga lapsi kasvatanud ja neist on isegi normaalsed inimesed välja sirgunud, siis sa saad aru, et kuule, et võib-olla isegi on lootust, et äkki saab hakkama küll. Ja see oli tõesti selline tugev ja suur toetus. Pealegi nemad olid rajad sisse tallanud, et see Kaareliga elamine on selline natuke luksus. Selles mõttes, et sa pead võitlema tema eest. Sa pead võitlema tema nii-öelda õiguste eest, mitte et keegi tema õigusi väga rikuks, aga kui siin erinevad vähemusgrupid on väga ise vapralt valmis oma õiguste eest võitlema ja nõuavad igasuguseid võrdõigusi, siis erivajadustega inimesed ja intellektipuudega inimesed, nemad ei võitle, nad ei oskagi, nad ei teagi võidelda eriti. Ja see kontrast muidugi minul lapsevanemana torkab silma küll, et kui siis selline tohutu ebaõigluse eest võitlemine käiks, et ühe grupi eest võideldakse just rohkem ja seal on palju rohkem kõlapinda kui teise grupi eest. Aga see selleks. Võitlemine oli see, et kuidas siis esiteks, et talle hea elu garanteerida. Et Kaarel saaks kõik vajalikud teraapiad, massaažid, kõik logopeedid, särgid, värgid, mis tal iganes vaja on. Selleks sa käid läbi sellisest rehabilitatsiooniplaanidest ja mul on hea meel selle riigi üle, kus ma elan, mul on hea meel, et see võimalus on. Ma vahel kurvastusega mõtlen Süüria või ma ei tea, mis iganes riikide peale, kus on väga keeruline olukord ja kus puuetega lastega aitamine, selle ma panen korra pausi. See on omaette lugu selle asja juurde. Kus siis puuetega lastel on olukord palju kehvem, et meil siin on palju parem. Me naisega ise olime usulist-poliitilised pagulased, elasime pikka aega Ameerikas ja kui Kaarel sündis, me isegi mõtlesime, et äkki läheme sinna tagasi, kuna Kaarel on seal ka riiklik abi tagatud, siis kuna need süsteemid lihtsalt on paremini arenenud, vähemalt tol ajal kindlasti olid kui siin, aga siin on ka, täitsa läheb. Aga mis sa pead tegema on see, et sa pead siis võitlema nende võimaluste eest, selle eest, et ta saaks samamoodi rääkida, ta ei räägi hästi, ta üldse väga viletsalt räägib, mõned neist räägivad väga hästi, tema nii hästi ei räägi. Ta nüüd vaikselt hakkab neid sõnu asju ritta panema ja nii edasi. Aga see, et ta areneks ja käituks nii nagu tavalap, sa võitled sellest. Võitled, et sul oleks aeg logopeedi juurde võimalik minna. Sinna saad natukene aega minna, sest et riigil on mingid rahad, millega sind toetatakse, siis need rahad saavad otsa ja siis sa hangid ise seda raha. Aga muidugi, mis mulle nalja teeb, on see,
et iga mõne aja tagant me peame tõestama, et tal on puue. Mina mõtlen, et jube tore, et on 2 gruppi inimesi. Üks on see süsteem ja teine on see usklikud, kes usuvad, et ime siis sünnib. Ja ma nii tahaks, et ma näriksin kuskil puudekomisjoni ukse taga küüs ja higistaks, et huvitav, mis talle nüüd öeldakse. Kas öeldakse, et ei ole puuet või on puue, aga iga mõne aja tagant tuleb tõestada, et tal on puue, siis see tagab talle siis sotsiaalse hoolduse ja rehabilitatsiooniplaanid ja nii edasi. See on minu jaoks väga imelik, kui ma firma omanikuna siukse asja peale mõtlen, siis oleks ilmselge raha raiskamine, väga veidra süsteem, kuidas asju ajada, aga see selleks. Aga Kaareli eest käib jah selline ma ei tea öelda võitlemine, ma ei tea seda kindlasti dramaatiliseks muuta, et tegelikult on see igavene lahe kuju. Kui sa neid pilte vaatad ja asju, siis on igavesti lahe kuju, temaga elu on päris naljakas, kui sa suudad seda niimoodi näha. Sellega on parasjagu palju tegemist, aga sellega on ka täitsa lõbusad asju. No näiteks nagu kas või see sama asi, mis ta teeb, on see, et ta on järjepidevalt varastanud ära minu iPadi. No mitte varastanud, ma ütlen seda, et tal on endal ka mingist nutividinad, talle meeldib õudselt palju pilte teha. Ma olen kustutanud 10 000 pilte. No tuhandeid pilte kindlasti, ma ikka julgen öelda 10 000 umbes ära. Ja siis, kui tema enda nutividin saab täis või on katki läinud, siis on ta võtnud ära minu nutividina selle pilte teiste enda, ta teeb selliseid pilte, nagu te siin näete. Ja siis ta filmib päris elu, igasuguseid muid asju. Ma vahel mõtlen, unistan, et oleks huvitav mingisugune näitus, kus saaks seda siis tema teoseid eksponeerida. Aga nii nagu iga tavaline laps, nii lollitab tema ka seal kaamera ees. Aga siis ta on mu iPadi ära varastanud ja mul on 3 korda juhtunud selline hetk, kus ma pean tulema inimeste ette. Kord olid väga tähtsad ministrid ja kes seal iganes olid ja ma tahtsin iPadist kava lahti teha, et hakata siis järgnevat esinejat ette kutsuma, oli mingi tähtis inimene välismaalt ja poiss oli vahepeal iPadi kätte saanud, mälupilte täis teinud, nii et see ei avanenud. Ma pidin kähku kustutama neid pilte, aga see kõik ei käinud nii kiiresti, aga see on siis üks seeria nendest asjadest, mis ta teeb, kui ta lihtsalt mängib minu iPadiga. Igasugused, siin on siis esimene kala, kus ta püüdis. Kaaril olid kõrvaprobleemid tükk aega. See tähendab seda, et tema kõrvakanalid ei ole niivõrd hästi ventileeruvad kui tavainimestel. Ja siis me pidime käima haiglas kogu aeg temaga iga mõne aja tagant 5-6 korda, ilmselt veel rohkem kordi, ma täpselt ei tea, aga nii mitu korda doktor Tamme muudkui ravistame, mõtlesime, et ta võiks saada püsikliendi kaardi sinna, mingi soodustuse. No, see oli riiklik ravi muidugi, see oli nali. Aga ma mäletan korda, siis iga kord, kui ta sinna läks, siis Kaarel on natukene issikas ja mina läksin taga kaasa ja siis ta viidi operatsioonile, talle tehti tuimestus ja siis talle pandi need sundid jälle kõrva, mis iganes need sinised torukesed on, kus asi ventileerub. Ja ma mäletan korda, kus siis mina olin seal, laps oli operatsioonile viidud, ma olin seal palatis kuskil, ootasin koridoris ja siin ongi siis pilt sellest, siin on ta laksu all, nagu te näete, ta on nüüd tuimestuse kätte saanud. Pilk on juba segane. Ja ma ootasin siis seda, kuni ta sinna läheb või sealt tuleb ja samal ajal helistas mulle minu ülemus ja nõudis, et ma lõpetaks mingisuguse videoloo tegemise. Minu üks endine ammu, see oli aegu tagasi. Ja siis sa istud seal, sa mõtled, et siin olen nüüd mina, Kaari lapse, puudega lapse vanem, minu laps läks operatsioonile, turvaline asi, seda on ennegi tehtud, aga ikkagi narkoosi all. Läks sinna sisse, sa ootad tulemusi ja samal ajal nõutakse töölt, et sa lõpetad ära mingisuguse konkreetse osa, mingisuguse tööjupi, et siis ülejäänud töö saaks edasi minna. Ja see hetk võttis ausalt öeldes kukalt sügama. Nüüd ma saadaks pikalt, aga tookord ma olin korralikum, ei saatnud seda asja pikalt. Aga siis sa mõtled seda, kuidas ühelt poolt survestakse töö poolt ja teiselt poolt siis pead olema lapsevanem. See privileeg, mis sul seal haiglas käies on, või jutumärkides privileeg, pead selle eest veel võitlema ja tõestama, et sul on seda ikkagi vaja ja see on osa sinu elust. Kaarel on eriolümpiasportlane, mina olen Eesti eriolümpia patroon, siin on mõningad pildid, kus ta siis suusatab ja Kaareliga on üldse raske trenni teha või trennist käia, sest et ei ole trenne. Mõned üksikud on, nüüd natukene asi areneb, aga trenne väga ei ole. Ja mul siis õnnestus või mind paluti Eesti eriolümpia patrooniks ja Kaarel on hakanud käima Eesti eriolümpia spordiüritustel, võistlustel, mis on siis intellektipuudega inimeste, nii noorte kui täiskasvanud inimeste sportimisvõimalus. Ja see on üks asi, mis on päris suure muutuse minu elus toonud ja mis annab ka väikest lootust, sest kui sa Kaareli peale mõtled ja puuetega inimeste ja laste peale, praegu on neil tore. Ta käib koolis ja tal on, nägite siin paari koolikaaslast ka siin, seal on täitsa tore
Nüüd tema läheb põhikooli lõpuklassi, siis on tal veel 3 sellist lisaklassi. Selleks üldse, et kooli minna, meil ei olnudki võimalust. Riiklik kool oli olemas, oli Tondi erivajadustega lastekool Kaarel ja see ei sobinud, sest et ta läks lukku, kui oli suur melu ja palju lapsi ümber, nii et meil ei jäändki mitte midagi muud üle, kui ta erakooli panna ja selleks, et tema siis saaks areneda ja kasvada. Aga ka ja kui ma nüüd mõtlen tema peale, siis tema elu on seal koolis on neil tore, nad teevad asju, nad käivad, õpivad ja vaatavad ringi. Kui see kool saab läbi, siis tegelikult ega ta kusagil eriti ei mahu, see ühiskonda. Ta väga ei integreeru, 2 minutit on mul aega. Ta väga ei integreeru kahjuks. Ja see on üks väljakutse nüüd vanemana, mis minul on edaspidi, et mis tast saab ja mis me taga teeme. Aga eriolümpia on siuke tore asi, mis siis pakub puuetega inimestele ja intellektipuuetega inimestele sportimise võimalust. Ma käisin kunagi Austrias, Schladmingus ja Ramsaus, siis kui oli eriolümpia Austrias talvemängud ja ma lõpetuseks 2 minti on, ma loen teile ühe loo ette, ma panen need pildid uuesti jooksma. Kus siis ma tundsin uhkust esimest korda võib-olla elus puude üle. Seda on imelik öelda. Aga eile ma tundsin, esimest oli Postimehes 2017 ilmus Downi sündroomi päeval, see peaks olema 21. märts. Eile ma tundsin elus esimest korda uhkust selle üle, et mu pojal on geneetiline viga, Downi sündroom. Selleks läks 12 aastat ja 75 päeva. Ja ma pidin selleks Austria mägedesse sõitma. Tegemist ei ole palverännakuga ega mingi sisemise valgustusega, tegemist ei ole isegi sellega, et teile pöördus videotervitusega minu poja Kaarel Hermaküla Poola Ameerika eelmise sajandi kõige kuulsama ja mõjuvõimsama presidendi J.F. Kennedy õepoeg härra Timothy Shriver isiklikult. Ma ei ole masohhist, mulle ei meeldi vaev ja valu, ma ei taha muretseda tuleviku pärast. Ma kartsin vaimupuudega või nagu Timothy Shriver, Kaarel ütles erivajadusega inimesi. Ma ei tunne erilist kutsumust aidata ja tegeleda vaimupuudega inimestega. Õigem oleks öelda, et ma ei tundnud. Muidugi midagi muutus viimase 3 päeva jooksul. Ma hakkasin neid tasapisi fännama. Loomulikult olema oma poja Kaareli fänn ja temast täitsa vaimustuses. Imelik ja naljakas kuju, keda ma armastan täpselt sama palju kui 12 minu jaoks maailmas kõige kallimat inimest, oma naist ja oma vanemat poega. Kaarel on eriline, nii eriline, et torkab silma. Mulle meeldib eriline, aga nii erilist tegelast ma ei tahtnud. Tema aga sündis ja siin ta on. Osa meie elust, arglikult ja tasapisi julgeks öelda, et osa teie elust, osa Rootsi elust, tema tädi on Rootsis ja osa Ameerika elust. Kaarel käis septembris oma tädi tütre pulmas Rootsis. Ta oli naabermaal korduvalt käinud, aga nii suure rootslaste hulgas pole ta kunagi olnud. Kui Eestis oli Kaarel suuremas seltskonnas omaette ja tavaliselt erilise tähelepanuta, siis Rootsis pulmas oli ta omamoodi väike staar. Tädi tütre sõbrannad mängisid temaga ja kanseldasid teda vähemalt pool õhtut. Noored mehed kelnerid lõid talle patsu ja lollitsid temaga. Lisaks esitas ta spontaanse tantsu pulmakülalistele. Meie abikaasaga olime heldinud, loomulikult on kõik tema Rootsi sugulased teda alati poputanud ja temasse ülihästi suhtunud. See on normaalne, aga hulk võõraid rootslasi fännasid teda täiesti vabatahtlikult ilma mingisuguse sotsiaalse kohustuseta. See pani mind juba kogenud Downi sündroomiga lapsevanemat imestama. Üleeile Schladmingus imestasin veel rohkem, ei julge hästi ütelda, aga paar korda läks meel päris härdaks. Mitu tuhat inimest jubeldasid, kisasid ja plaksutasid eriolümpia talvemängude avamisel Austrias. Ja hoolimata sellest, et kogu tseremoonia all kallas vihma nagu A-varrest, esinesid Ameerika superhiti autor Jason Mars, Austria kuulsad ooperilauled, Viini balletitantsijad, 2700 intellektipuudega sportlast sai 5 riigist ja Eesti juurtega Austria president Alexander Van der Bellen isiklikult. Kogu fantastilise avatseremoonia kandev roll oli ühel Downi sündroomiga noorel tantsijannal. See vaatepilt, kuidas mitu tuhat inimest fännasid intellektipuudega sportlasi, oli väga liigutav. Eile oli ma Ramsas, kui eriolümpia sportlased võistlesid suusatamises. Mina tundsin ennast eriliselt sellepärast, et talimängud ei toimunud nurgataguses kohas, vaid Austria ühes kuulsamas suusakuurordis seal samas, kus meie tipud on võistelnud sellepärast, et sajad inimesed elasid kisa ja käraga kaasa sellistele tegelastele, nagu mul kodus kasvab. Mitme riigi ajakirjanikud olid kohal ja nii edasi. Neiste erilistesse inimestesse suhtuti nagu täisväärtuslikesse kodanikesse, tegelikult suhtuti neisse nagu staaridesse. Minusugustele harrastussportlastele pole kunagi nii suurejoonelist võistlust korraldatud, kuigi ma suusatame palju kiiremini. Aga neile korraldati. Ma olin uhke, et olen sellise sündroomiga poisi isa. Ta sai unistan, et ehk saab temagi kord suuskada Ramsaus sellest erilisest tähelepanust osa.
nüüd ma olen ajaga minuti üle läinud. Aga see on minu elu ja meie elu Kaareliga, see elu on väga pikk ja ma saan väikse jupikese siit rääkida. Ta on kihvt, ta on lahe kuju, temas ei ole üldse poliitilist korrektsust, ta tahab õudselt kallistada inimesi, maailm on must ja valge, maailm on selge ja siirast tema jaoks ja eriti nalja teeb see, kui näiteks ta otsustab kallistada maal naabrimeest või torumees, kes tuleb torusi parandama, ta on oma valik, keda ta kallistab ja siis sa näed, kuidas täiskasvanud kohmetud mees ei tea, mida teha, kohmetub, kuna keegi väike tegelane tahab talle lihtsalt soojust ja ligidust ja lähedust avaldada. Nii et Kaarel on üks lahe kuju, elu temaga on paras väljakutse, aga see on ka väga kõvasti arendanud ja avardanud maailmapilti ja me kavatseme lõpuni, ma ei tea, millal see lõpp ja kuidas see tuleb, see on veel omaette küsimus, aga me kavatseme ikka lõpuni välja panna. Koos Kaareli, tema ema Iiri, tema venna Eerika selle koeraga, kes seal oli. Aitäh teile!